Tere päevast ja alustame täna uue kursuse ja esimese sissejuhatava teemaga, milleks on tööstuslikud infovõrgud ja vaatame ka siia juurde mõningaid slaide ja tutvustame, mis see tööstuslik infovõrk on. Ja selge see, et me peame natukene rääkima ka tööstusest mõne sõnaga. Muidugi tööstuse ja tööstuse automaatika tutvustus oleks omaette kursus ja omaette teema, omaette teemad lausa, aga sellegipoolest mõne sõnaga vaatame ka natukene tööstust. Nüüd konkreetselt selle kursuse juurde. Me oleme välja töötanud 3 kursust, milleks esimene on siis tööstuslikud infovõrgud. Teiseks teemaks on siis tööstus IT turvalisus ja kolmandaks teemaks on tööstuses külmatehnika, andmeside ja IT turvalisus. Aga nendest teistest kursustest kõigist hiljem ja lähemalt. Ja nüüd on meil käes tööstuslikud infovõrgud ja sissejuhatus tööstuslikesse infovõrkudesse. Ja tänapäevane tootmissüsteem. Me ei räägi vana aja tootmissüsteemist, aga tänapäevane tootmissüsteem on väga keerulise hierarhilise struktuuriga, mis moodustab paljudest seotud ja vastastikku toimivatest alamsüsteemidest. Ja nende samade alamsüsteemide ulatusliku funktsionaalsuse ja jõudluse saavutamine on ju omakorda seotud väga peensusteni just nende alamsüsteemide omavahelisest seosest. Ja omavahelisest seosest selle põhimõttega, et mis neid alamsüsteemi siis omavahel seob. Jõuame selle teemani, et neid seob infovõrk, ehk kui me võrdleme inimest, siis meid ühendab meie füüsist, meie motoorikat, meie tundeid viib kokku üheks tervikuks närvisüsteem. Selleks on siis ka tööstuses nende alamsüsteemide omavaheliseks ühendamiseks mõeldud tööstuslikud infovõrgud ehk tööstuslik närvisüsteem. Nii et ja nende ühendussüsteemide või ühendusvõrkude paremaks muutmisega on võimalik kõikide nende alamsüsteemide funktsionaalsust ja jõudlust tõsta. Ja vaatame natukene, inimestel on alati niisugune komme, et nad tahaksid kõik asjad viia süsteemi, panna mingisse mudelisse. See on selles mõttes hea, et eriti kui me räägime tehnikast, siis tehnika poole pealt on ju väga tähtis see, et me suudaksime ette kujutada neid asju, mis me võib-olla kohe alati käega katsuda ei saa. Aga kõige parem ettekujutus on selleks teha üks pilt. Nagu öeldakse, et üks pilt on parem kui 1000 sõna ja kaasaegne tootmissüsteem on siin välja toodud, et on tehtud sellest nagu hierarhiline mudel, mis koosneb 3 tasandist.
siin on niisugune natukene võib-olla isegi vaieldav järjekord, et võib-olla parem oleks see pilt keerata teistpidi. Aga mina tegin ta selliseks, et mulle on nagu see, et see esimene tasand, ta on küll hierarhias kõige madalam. Siin pildi peal on ta kõige kõrgemal. Ja mina võrdlen seda kooliprotsessiga. See kõige madalam süsteem on tegelikult ju reeglina üks tähtsamaid. See on õpetajaid kujutav süsteem, kes tegelevad õppijatega. Ma ütlen sellega, tegelevad. Suunavad, juhendavad, kaasavad, hästi palju ilusaid sõnu. Siis tööstuses on samamoodi. See kõige madalam tasand tegeleb konkreetselt tootmisprotsessiga. Seal on täiturid, elektrimootorid, kõik sellised asjad, seal on andurid, seal on kontrollerid, mis on täitur, mis on andur, mis on kontroller. Kontroller inimesega võrreldes oleks nagu aju, täitur oleks tema käed-jalad, andurid oleks tema nägemine, kuulmine, aistmine ja seal toimubki toote valmistamine, kasutades neid samu seadmeid, andurid ja kõike selliseid asju, andurid ja täitureid ja kontrollerid. Sama oli ju koolis, õpetaja sellel tasandil tegeleb õppijaga. Teine tasand seob esimese tasandi süsteemid kokku. Need alamsüsteemid seob kokku ühtseks tervikuks. Koolis oleks ta nagu osakonna juhid, kes seovad need õpetajad või erialad kokku ühiseks teiseks tasandiks. Tootmises on lihtne, erinevad tsehhid, need seotakse kokku üheks suureks tervikuks. Et kui esimesel tasandil toimub mingite detailide valmistamine, siis teisel tasandil pannakse need detailid suuremaks tervikuks kokku. See oleks selline keskmine tase, osakonnajuhid, osakonnajuhatajad ja nii edasi, kui me võtame inimesega võrdne. Ja kolmas tasand on nüüd kogu selle firma või selle kooli juhtimisega seotud tasand. Nagu te aru saate, sinna tasandisse peab kokku jooksma hästi palju informatsiooni. Ja selle kolmanda tasandi kõige tähtsam lüli on, ütleme, ettevõtte direktor või kooli direktor, kes siis sinna kolmandasse tasandisse jääb kogu tootmise planeerimise pool, sinna jääb kogu logistika pool, tarned, kõik selline asi, kõik see, mis on selline kõrgem äri juhtimisega seotud tasand. Aga miks ma nüüd seda kaasaegset tootmissüsteemi siis selles mõttes üldse rääkima hakkan? Vaatame korraks järgmist slaidi. Et kuna meil on igal pool taustaks on automaatne juhtimissüsteem. Ja automaatset juhtimissüsteemi nagu selles mõttes ühendab võrguside. Ja automaatne juhtimissüsteem on süsteem, kus juhtüksused ja terminalüksused, sensorid, muundurid, tööjaamad, siin selline väikene sensor, eesti keeles on ta andur, on ühendatud kindlasse andmesidevõrku.
ja üks selline üksus moodustab siis sellise alamüksuse konkreetses võrgus ja ta suhtleb teiste üksustega üle võrgumeediumi kaudu. Mis asi see võrgumeedium? Mis edastuskeskkondi siis tänapäeva kaasaegsed sidevõrgud kasutavad? Siin me jõuame nüüd ka sellele heale madalale tasandile, et see on see raud, aga kas on ainult raud? Kas on ainult vasskaabel? Paraku kasutatakse metallkaableid, valguskaableid, infrapunakiiri, raadiosidet, kasutatakse voolikuid, torusid, et ka infot saab ju edasi anda üle suruõhu, üle gaasi, infot saab edasi anda üle vedelike. Nii et selles mõttes. Aga kui me räägime sidevõrkudest, siis kaasaegsed sidevõrgud kasutavad reeglina metallkaablit, valguskaablit, raadiosidet ja ka mingil tasandil infrapunakiiri, aga mitte ainult, nagu ma enne mainisin. Ma seda olen ikka pneumaatika loengutes rääkinud, et üldkokkuvõttes on väga tähtis see teema, et natukene mõelda arvuti. Meie jaoks arvuti on niisugune elektroonika komponentidest koosnev seade, kus info liigub läbi elektrilise signaali. On ju? Aga kui ameeriklased kuul käisid, siis neil oli transpordivahendiks kuuauto, millega nad said sõita. Ja selle kuuautol tol ajal oli peal ka arvuti. Aga seal informatsioon liikus mitte elektrilise signaali abi, vaid kasutati pneumaatilist signaali. Näed, oli ka peal arvuti ja ei olnud selline elektriline element, nutiseade ja nii edasi. Nii et informatsiooni edasikandmiseks on erinevaid viise. Ja mingil ajahetkel andmevahetuse hind oli kõrge. Miks? Et infot kanda ühest punktist teise oli vaja tervet liini ehitada ühest punktist teise. Tuhandeid kilomeetreid, et informatsioon saaks liikuda ühest riigi otsast teise. Aga tehnoloogiad on muutunud. Tehnoloogiad on läinud tunduvalt kiiremaks ja mis kõige tähtsam, tehnoloogiad on muutunud odavamaks. Ja selleks, et võrgus saaks informatsioon normaalselt liikuda, on ka vaja meil mingisugust kujutelma selles suhtes luua mingisugune arhitektuur, mille järgi me saaksime mingeid asju sättida, informatsiooni edasi kanda, aga meil peaks olema mingi pilt. Ja tänapäeval me oleme jõudnud sellesse tasandisse, kui vanasti vanemal ajal käis kõik ühe ruumi või ühe tehase piires, see oli primaarne. Siis meie maailma globaliseerumisega on tihti see, et meil on vaja, et see informatsioon ülikiirelt liiguks hoopis teise riiki, hoopis teise keskkonda, hoopis teise serverisse, kus siis, ütleme, see juhtimispool saaks seda infot kasutada ja selle järgi võtta vastu uusi strateegiaid.
aga nüüd me hakkame minema niisuguste andmefilosoofiasse, see ei ole meie selle kursuse teema. Ja ajus juhtimissüsteemid, mis asi see on? Aga vaatame, kuidas neid jaotatakse. Ajus juhtimissüsteemid jagunevad kaheks põhitüübiks. Esiteks vertikaalselt integreeritud ja horisontaalselt integreeritud. Ja tööstuses, tootmises, ajus süsteeme kasutatakse laialdaselt. Põhimõtteliselt kogu tänapäevane tööstus ja tootmine on üles ehitatud ajus juhtimissüsteemidele, et ükskõik missugused tehase, meditsiiniasutuse, kas või auto, tänapäevane auto kasutab ajus juhtimissüsteeme. Ja kuidas on nende integratsioon, kuidas nad on üles seatud? Vertikaalselt integreeritud ajus juhtimissüsteem iseloomustab hierarhiline ülesehitus. Andmed liiguvad ülevalt alla, alt üles. Ja mis protokolle või mis meediume seal info liigutuses kasutatakse on juba erinev jutt. Selge see, et ma võin siia lisada, et selleks kasutatakse erinevaid võrgustandardeid, protokolle, näiteks Ethernet ja mis on väga paljudele tuttav, TCP, IP ja nii edasi. Võib-olla see praegu teile veel midagi ei ütle, aga ma loodan, et kui meil on need kursused ilusti läbitud, siis te olete tunduvalt teadlikumaks saanud kogu selle võrgunduse ja võrgusüsteemide juures. Ja siis on vertikaalselt integreeritud. Horisontaalselt integreeritud juhtimissüsteem. Ja need jaotuvad, nagu nimetus ütleb, horisontaalselt. Nad suhtlevad horisontaalsel tasandil. Ja horisontaalselt integreeritud süsteem on üha kasvava tähelepanu all tootmises ja just töövälja tasandil. Mis asi see töövälja tasand? Kannatust natukene ja me kohe jõuame järgmiste slaidide juurde. Tööväljavõrk on ju juhtimissüsteemide struktuuri aluseks olev võrk, mis sisaldab intelligentseid üksusi nagu regulaatorid, kontrollerid, andurid, täiturid ja nii edasi. Aga kui meil oli horisontaalselt integreeritud ja vertikaalselt integreeritud süsteem, siis võite olla kindel, et on olemas ka segasüsteem. Ja siin on ka selline variant pildil välja toodud, et nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Ja selle arhitektuuriklassi põhiomaduseks on nii kaugsisisendi kui väljundite süsteemid. Mikroprotsessor kontrollerid on kärbitud tihti intelligentseteks IO sisend väljund seadmeteks, samal ajal kui juhtimisfunktsioone täidab tööjaama rolli täitev arvuti, tööstusarvuti. Ja üldkokkuvõttes see on teema, mille edasiarendus tegelikult käib praegu edasi ja areneb suure kiirusega. Selge see, et mis on tendents kogu tööstuse ja tavakasutuse infovõrkude poole pealt on see, et nad väga palju hakkavad ühinema
ja võib-olla see mitmekesisus, mida me siingi sellel kursusel näeme, hakkab muutuma, aga eks tulevik näitab. Ja sidesüsteeme tahame ju ka kujutada täpselt samamoodi nagu kui tööstussüsteemi. Ja sidesüsteemi kujutatakse kolmetasandilise süsteemiga. Nii et kuidas see on paika pandud, vaatame nüüd järgnevate slaididega. Kas teil on tekkinud vahepeal mingeid küsimusi? Kui ei ja kui on, siis kuna mul on video loeng, aga meil Moodle kursusel on olemas selline tore asi nagu foorum, siis sinna saate te oma küsimused ilusti kirja panna ja mulle neid esitada. Ja kuidas siis on üles ehitatud sidesüsteemi arhitektuur? Informatsioonitasandi põhivõrk. Kui me nüüd vaatame korraks veel seda ilusat pilti, siis kui me nüüd selle keerame teistpidi, siis me võime siia paralleelselt tuua kõrvale selle pildi. Töövälja tasand on see kõige madalam tasand küll, aga mitte kõige viletsam ja kõige vähem tähtsam, vaid kindlasti üks tähtsamaid. Töövälja tasand, sidevõrk koos PLC on programmeeritavad kontroller, andurid, täiturid. Juhtimistasand, toote valmistamise juhtimiseks mõeldud võrgud, mis hõlmavad ka seirearvuteid ja tööjaamu. Nii et ka siin on kontrollerid, aga siin on ka tööstusarvutid ja informatsioonitasandi põhivõrk, mis siis haldab kogu seda tootmisprotsessi, aga juba sellisel kõrgemal tasemel, tegeleb planeerimise ja kõigi finantspool ja kõik muu on ka siin küljes. Ja funktsionaalsest vaatenurgast jagunevad siis täpselt samamoodi, nii kui oli meil see tootmise hierarhia paika pandud, on paika pandud ka meil võrgu hierarhia. Aga mis asi on siis töövälja tasand? Siin on ka selline ilus tore pilt. Ja nagu ma enne mainisin, seal on programmeeritavad kontrollerid, seal on intelligentsed andurid, intelligentsed täiturid, mis on ise suuteline informatsiooni vastu võtma ja andma. Ja siin tekib kohe küsimus, aga milliseid töövälja protokolle ja võrke nad kasutavad? No nendeks on näiteks DeviceNet, Profibus, tööstus Ethernet ja nii edasi. Tööväljavõrgud on aluseks võrguside
juhtimissüsteemide hierarhiale. Ja neid kasutatakse katkematute tootmisprotsesside, juhtelementide, kontrollerite, andurite ja teiste tootmisprotsessis kasutatavate üksuste juhtimiseks. Tööväljavõrkudel on tavastruktuuris ees ka, tavastruktuur, ma mõtlen üldist sihukest interneti või Etherneti võrku. Nad tagavad suurema andmeturvalisuse, kaasates juhtimisfunktsioone, võimaldavad reeglina suuremat täpsust andmete ülekandel. Neil on erinev või mitmevariandiline ligipääsu võimalus, mille puhul kasutatakse erinevaid andureid erinevate protsessiparameetrite lugemiseks. Ja võimalus on kindlasti konfigureerimiseks või kaughäälestuseks ja võrguüksuste diagnostikaks. Juhtimistasand. Selle tasandi süsteemid võimaldavad reaalajalist protsesside juhtimist ning erinevat tüüpi programmeeritavate kontrollerite, tööjaamade, arvutite, programmi ja diagnostikaüksuste vastastikuseks toimimiseks. Ei ole mul siin sellist ideaalset pilti, mis siia sobib. Sobib ikka meil seesama. Selle tasandil kuuluvad võrgud oma olemuselt jada kommunikatsioonisüsteemi, mis tõhustavad ühendust erinevate allüksuste vahel. Nad vahetavad informatsiooni kindlasti kindlaks määratud eeldefineeritud viisil. Nende eesmärk on hõlbustada tehnoloogiaprogrammide vahetamist, koordineerida ja juhtida programmeeritavate kontrollerite vahelist informatsiooni. Ja võrgud peavad olema vastavuses neile esitatud standardnõuetele andmeülekande mahu, turvalisuse, kiiruse, müratakistuse ja reaalaja operatsioonide ettemääratuse osas, ettemääratus ka häirete osas. Aga okei. Ja informatsioonitasand. Informatsioonitasandi süsteeme kasutatakse juhtimiseks ja informatsiooni vahetamiseks ettevõtte tasandil. Nende eesmärgiks on lahendada ettevõtte haldamise peamisi ülesandeid. Nende süsteemide üldiseks kõige suuremaks probleemiks tänapäeval, mis te arvate, mis on? Nende süsteemide ülesandeks on juhtida, informatsiooni vahetada ettevõtte tasandil. Nende ülesandeks on lahendada ettevõtte haldamise peamisi ülesandeid. Aga selle probleemiks on punkt 1, turvalisus. Punkt 2, informatsiooni hulk. Punkt 3, ülekannete kiirus. Aga jah, ma mainisin esimesena kõige tähtsam osa on informatsiooni turvalisus, informatsiooni kaitse autoritseerimata ligipääsu eest. Et sellest tasandil on võimalus tegeleda tööstusspionaaži ja lihtsalt sigaduste korraldamisega. Ja sellel tasandi võrkudel on omane tihe suurte andmemahtude massiivide vahetamine, erinevalt enamusest konkureerivatest tehnoloogiateks
on selle eeliseks see, et nagu te arugi saate, siis informatsiooni liikumiskiirus on meil tõusuteel ja siia tulevad siis sellised toredad terminid nagu big data, suur informatsiooni hulk, mida on vaja töödelda ja selleks siis kasutatakse informatsiooni tasandil võrkusid ettevõttes. Aga see oli nüüd tänane selline sissejuhatav teema. Selge see, et kellel asja vastu huvi on, sellel võis tekkida ka siin piisavalt palju küsimusi. Nii et kindlasti tuletan teile meelde, küsige läbi foorumi. Aga mina küsin teie käest 3 küsimust. Mitme loogilise tasandi vahel on jaotatud automatiseeritud juhtimine või on hajutatud automatiseeritud juhtimine? Mida tähendab ACSNC? Ja mis iseloomustab tööväljavõrgu tasandit? 3 küsimust. Ja kui te praegu kohe vastata ei oska, siis sellest pole midagi hullu. Moodle keskkonnas on olemas õppematerjal, vaadake see läbi, vastake testile. Ja kui teil on huvi kuulata järgmist loengut, milleks on sidevõrk, siis tehke ära test ja jõuate järgmise teemani. Tänan tähelepanu eest ja kohtume järgmises loengus.